Tere, minu nimi on Veiko Kuuse. Mina olen elusate inimeste tervisliku eluviisi teejuht ja mina räägin täna enda elustiilist ja toitumisharjumustest. Nimelt, mina austan oma elus kahte olulist toodet. See on vesi meresoolaga ja kollageen. Miks just vesi meresoolaga ja kollageen? Sellepärast, et kollageen on inimese ehitusmaterjal ja meresool veega on sinu ehitusmaterjalide kooshoidja, kõigi kasulike ainete, vitamiinide, mineraalide, valkude juht õigesse kohta, just sinna, kus sinu keha seda kõige rohkem vajab. Ja kui sul ei ole kollageeni, siis sa ei eksisteeri. Ja kui sul ei ole meresoolaga vett, siis sinu kehas protsessid lihtsalt ei toimi. Sa võid neid vitamiine, mineraale, kapslite, tablettidena sisse süüa, arvad, et tervislikult toitud, aga kui sul soolavett ei ole ja kollageeni pole, siis sa lihtsalt täidad ennast ja sa ikkagi lõpuks kustud ja muutud halliks varjuks. Sellepärast on inimeste elus väga oluline kollageen ja meresoolaga vesi. Ja kui mina hommikul üles ärkan kusagil 5-6 ja lähen siis pesen hambad ära ja esimese joogina ma joon siis meresoolaga vett. Ma võtan alati klaastassi, sest klaas juhib, kõik on energia ja läbi klaasi juhib vesi universumiga oma energiat vahetab. Valan siia siis puhta vee, see võib olla toasooja vesi kannust ja lisan siia vette näpuotsaga meresoola. Minul on siin niisugune puust kulp, panen selle puust kulbide ja meresoola siia ja mina kasutan oma joogi sees Guerande meresoola, see on Prantsusmaalt. See on mitu põlvkonda, üks pere on selle soola tootmisega tegelenud ja ma olen uurinud selle Guerande soola kohta niivõrd palju, et see on minu jaoks täna maailma kõige puhtam ja kõige mineraalirikkam sool. Ja mina joon seda igapäevaselt. Ja isegi kui lähen trenni tegema või jooksma või kuhugile piknikule või õues jalutama, mul on alati selle meresoolaga vesi kaasas. Ja vett tuleb juua väikeste lonksudega, mitte nii, et kui tekib janu, siis jood selle klaasitäie kohe tühjaks ja nii ongi. Tegelikult ei ole see nii. Vett tuleb juua väikeste lonksudega. 2-3 väikest lonksu ja paned selle veeklaasi kõrvale ja kui tekib uuesti janu 15 minuti pärast, 20 minuti pärast või poole tunni pärast, võtad jälle, jood välja väiksed lonksud. Ja niimoodi see keha täitmine soolaveega toimubki päeva ulatuses ja see vesi võib olla sul öösel öökapil voodi kõrval, et kui tekib janu, võtad jälle pisikese lonksu ja uni tuleb jälle mõnusalt tagasi. Ja teine jook on see, et kui ma olen hommikul ärganud, soolveed joonud, siis ma võimlen, iga hommik ma võimlen 15 minutit, 20 minutit või pool tundi. Ja peale võimlemist ma teen endale kollageeni joogi. Ja kollageeni joogiks ma siis kasutan toiduželatiini. See on väga naturaalne ja loomulik toiduželatiin. Ja miks ma just želatiini võtan ja miks ma ei osta poest valmis kollageeni pulbrit? Sellepärast, et poe kollageen on hea, ta ei ole paha, seda võib ka tarbida. Aga poe kollageenis on üks puudus, nimelt ta ei niisuta, ei tee limaseks seedesüsteemi. See on väga oluline, et seedesüsteem ei oleks kuiv. Seedesüsteem peab olema limane ja just see želatiini kollageen täidab selle rolliga ära, nii et mina pean jälle teaduslikult, ma olen jälle uurinud seda asja. Just see želatiinis tehtud kollageeni jook on täiuslik valk ja ta on inimese kehale kõige parem kollageen, mis üldse olla saab. Ja mina teen joogi siis selliselt, et võtan tassi ja panen siia 3 supilusikatäit želatiini pulbrit. See on umbes 35 grammi želatiini pulbrit, see on miinimumkogus, mida inimene päevas peaks võtma, kui ta on juba 30+. Kuni 30 eluaastane inimene toodab ise kollageeni, aga 30+ see tootmine juba vajub ära ja kuskil 40-selt ta peab juba kindlasti kollageeni sööma lisaks. Ja panen siia 3 supilusikatäit ära
ja lisan siia peale jaheda vee. On see külm vesi või toasoe vesi. Valan siia peale kusagil 150-200 milliliitrit külma vett. Ja segan läbi. Nii segan ta ilusti läbi, muutub ta juba paksuks, selliseks tugevaks paksuks massiks. Ja jätan ta seisma 2-3 minutiks. Samal ajal ma võtan ühe sidruni. Miks sidruni? Sest et kollageen imendub inimesel C-vitamiiniga. Ja mina kasutan seda ühte sidrunit alati ühe kollageeni joogi jaoks. Pigistan siit mahla välja. Ühe sidruni täie mahla. Nii. See kollageen siin pakseneb veel natukene aega. Ja ma räägin natukene sellest kollageeni ja soolvee ühest näitest, et miks nad on olulised. Oletame, et sa hakkad ehitama maja. Majal on väga oluline vundament. Kui vundament on kindel, tugev, siis see maja ka püsib. Ja nimelt nüüd see vundamendi ehituses ongi see vesi ehk soolaga vesi on see armatuur, mis pannakse sinna vundamendi põhjaks. Ja see kollageenijook on see betoon, mis sinna armatuuri peale nüüd valatakse. Nii et need kaks toitu on harmoonias ja täidavad kõige tähtsamat rolli sinu elus. Ehk soolvesi ja kollageen on sinu keha alustalad igas mõttes. Ehk võib öelda ka nii, et kollageen ja soolvesi on sinu raku, iga raku vundament. Nüüd, et see vundamendi peale maja ehitada, siis on nüüd väga oluline roll on ka see, et mida sa igapäevaselt lisaks sööd. Kui sa sööd friikartulit või mingit muud ultratöödeldud toitu, siis ma arvan, et see maja ei ole kuigi hea ja ta ei pea kaua vastu, sest et seal pole energiat, seal pole elu. Seal ei liigu mitte midagi. Seega on nüüd väga oluline, et see vundamendi peal on ka see toit, mis toetab ka seda vundamenti ennast, et see maja püsiks, oleks kaunis, ilus ja et sa ei pea teda värvima, remontima pidevalt, et ta ongi kaunis igavesti. Ja sellepärast ongi oluline, et kollageen ja soolvesi pluss tervislik täisfunktsionaalne toit on sinu keha ehk sinu maja täielik kindlustus ehk garantii. Nii, nüüd on see kollageen siin paksenenud, välja ta ei kuku. Ja mida ma nüüd teen? Mul on siin valmis keedetud vesi, ta on kuum vesi, täiesti kuum. Ja ma valan nüüd siia sellele paksule kollageenile selle vee peale. Tehakse veel nii, et kollageen pannakse plekist anumasse või metallist anumasse ja paned veevanni, kuuma veevanni peal sulatad selle kollageeni ära. Võib ka nii teha. Aga mina teen niimoodi, et valan nüüd selle kuuma vee siia peale ja segan läbi. Nüüd ta muutub vedelaks ja sellest kollageenist tekib selline kiselli moodi vedelik. Mõnus siuke kiselli moodi vedelik. Segan korralikult läbi ühtlaseks kiselliks. Ja ongi siuke läbipaistev vedelik. Ja valan siia selle sidruni mahla peale. Segan läbi. Ja mina vahest panen ju siia kollageeni joogi sisse ka näpuotsaga soola, koerande soola. Ja kui sa tahad hommikul kohe ka magusat mampsu, siis ma soovitan kasutada puhast Monkfruidi magusainet. Tal on karamelline magus maitse. Paned ka näpuotsaga seda Monkfruidi magusainet siia sisse, siis sa saad mõnusa sellise veits soolase, mõnusa magusa karamellise kollageeni toidu. Segad korralikult selle nüüd läbi ja selle kollageeni joogi
joodki korraga ära väikeste lonksudega, mitte jutiga, vaid võtad mõned lonksud, natukene puhkad, võtad jälle ja joodki ta ühesõnaga ühe jutiga ära, sellepärast et kui sa jätad kauaks ja tassida kivistub, siis sa pead hakkama uuesti soojendama, et vedelaks saada ja siis juua, et mina joon ka selle ära. Ma lõpetan oma jutu, siis ma lõpetan ka selle joogi ära. Panen praegu siia kõrvale. Ja kollageeni joogile mina võtan üsna tihti peale keedetud muna, sellepärast et mulle meeldib ikka väga täiuslik toit. Ja kui kollageenile süüa veel väga valgurikast muna peale, muna on üldse imetoit, seal on väga palju kasulikke toitaineid, siis mina tahan ikka turgutada oma keha maksimaalselt parima toiduga. Ja kui ma olen selle kollageeni ära joonud, siis ma alati söön kindlasti 1, 2 ja vahest söön ka 5 muna, keedetud muna, ma panen veel avokaadot juurde, ehk ma teengi sellise tugeva valgurikka toidu endale ja tänu sellele, et ma olen aastaid niimoodi toitunud, kollageeni söönud, keedemuna, elusat tervislikku toitu, täisfunktsionaalset toitu, joonud kogu aeg soolavett. Ma olen terve, tugev, mul on väga hea olla, ma armastan ennast, ma olen energiline ja nii see eluke veerebki. Ma olen ise näidis eksemplar teile, kuulaja-vaatajad, kuidas võiks elada tervislikult ja rõõmsalt ja mõnusalt. Nii et kõik minu ja minu partneri välja töötatud täisfunktsionaalsed toite ja kõiki ideid, retsepte, koolitusi, treeninguid te saate osta ja vaadata goldenstevia.com kodulehel või goldenstevia.ee kodulehel, seal on e-pood, seal on väga palju artikleid ja te saate väga palju väärt informatsiooni, saate osta väga väärtuslikku, puhast, funktsionaalset toitu ja miks mitte proovida ja igalühel on oma valik ja meil on vaba tahe. Nii et tänan teid kuulamast, vaatamast ja kohtume mõnikord jälle.